Terekest! Tänane muinasjutt on pärit Itaaliast. Ja selgituseks. Itaalia rahvajuttudes esinev koll kassinahas, keda seostatakse peamiselt kodustatud kasslastega, on heasüdamlik koletis, kes võib jagada nii kingitusi kui ka karistusi. Tänane muinasjutt kõlab siis nii. Elas kord naine, kel oli tütar ja võõras tütar. Oma tütart hoidis ta ja hellitas. Võõras tütart aga ei võinud silmaotsaski sallida ja suhtus temasse nagu teenijasse. Et ta tahtis võõras tütrest lahti saada, siis kutsus ta tüdruku ühel päeval enda juurde ja ütles. Me peame leiba küpsetama, aga pärmi ei ole. Mine küsi seda nõiutud kassidelt ja ära mõtlegi ilma selleta enam tagasi tulla. Ise aga lootis, et võõras tütar nõiutud kasside käest terve nahaga ei pääse, sest need loomad olid tuntud oma õela iseloomu poolest. Tüdruk läkski, koputas siis kassidele uksele, astus sisse ja nägi kasse tikkimas. Kuid nad ajasid seejuures niidid ja pisted pidevalt sassi. Tüdruk aga ei öelnud seda neile, vaid tervitas viisakalt ja kiitis. Kui ilus muster, küll te olete tublid. Andke andeks, et ma segan, aga ema palub leiva tegemiseks veidi pärmi laenuks. Kiitus oli kassidele meeltmööda ja nad ütlesid, et ta läheks kõrvaltuppa. Pärmist puudust pole majas, võime laenata, kui vaja. Tüdruk läkski ja leidis teises toas jahust valged kassid, kes tegid parajasti leiba. Ainult, et nad olid pannud natukene liiga palju vett ja tainas oli liiga vedel. Aga tüdrukul ei tulnud mõttessegi seda neile ütelda. Ta hoopis kiitis. Mis tore tainas, kui mina ka niisugust teha oskaksin. Ainult, et meil ei ole pärmi ja ema saatis mind siia, et seda teilt laenata. Kiitusest meelitatuna vastasid nõiutud kassid kõik üheskoos, et ta läheks kõrvaltuppa. Pärmist puudust pole majas, võime laenata, kui vaja, ometi on vaja luba, mida annab kõrvaltuba. Luba kellelt, küsis tüdruk üllatunult. Meie abikaasalt, vastasid kassid nagu ühest suust. Kõrvaltoas lesis hiiglaslik isakass. Nii suur, kui üldse võib ette kujutada. Pikkade vurrudega koll kassinahas lösutas diivanil. Nii toredat kassi pole ma enne näinud. Millised vurrud, millised silmad, kui ilus vöödiline keha. Ilusam kui tiiger, tugevam kui lõvi, meelitas tüdruk kassi isandat, kes hakkas kiituse peale rahulolevalt nurruma. Tüdruk palus temalt luba veidi pärmi laenata ning kassi isand mitte ainult ei lubanud, vaid helistas kella, et kassi emandad tüdrukut kostitaksid. Need panid tüdruku ette ühe vaagna kookide ja kruusi mõduga, teise aga leiva ja veega. Tüdruk valis vee ja leiva, sest külas pole ilus paremat palukest valida. Kuid kassid andsid talle kooke ja mõdu ega lubanud vastu vaielda. Nad tahtsid tüdrukule ka kingituse teha ja küsisid, kas tahad kuldkleiti või räbaldunud hilpu? Tüdruk vastu, mulle kõlbab räbaldunud hilp küll. Kuid kassid panid talle kuldkleidi selga. Siis pakkisid nad talle suure tüki pärmi kaasa ja saatsid ta koju. Öeldes, kui uksest välja astud, heida pilk korraks taevasse. Tüdruk võttis nõu kuulda ning taevast kukkus talle laubale kuldtäht. Kodus
Pidid võõras ema ja õde kadedusest lõhki minema, kui nägid teda veel ilusamana kui enne, kuldkleit seljas. Tüdruk jutustas, mis temaga oli juhtunud ning võõras õde tahtis kohe minna ülejäänud pärmi kassidele tagasi viima. Ta jõudis jooksujalu kohale, aga et ta oli rumal ja kiuslik, tegi ta kõike vastupidi. Tikkivatele kassidele ütles ta kohe, et nad ei oska isegi nõela hoida. Samuti naeris ta välja leiba küpsetavate kasside taigna. Kolli kassinahas aga tiris tüdruk sabast, põlastades, milline jube elukas, vaata kui paksuks sa oled end söönud. Nüüd helistas koll kella ning kassiemandad kandsid sisse mõdu, koogid ja vee ja leiva. Tüdruk tahtis muidugi paremaid palukesi haarata, kuid kassid andsid talle kuivanud leiba ja seisnud vett. Siis küsisid kassid, kas tahad kuldkleiti või räbaldunud hilpu? Tüdruk valis kuldkleidi. Kassid aga riietasid ta pealaest jalataldadeni räbalatesse ning saatsid uksest välja, lausudes: tõsta väljas pilk üles, sind ootab üllatus. Tüdruk tegigi nii, kuid taevast kukkus talle laubale eesli saba. Kui ta kodu poole tõttas, karjusid kõik: ihahaha, ihahaha, tüdruk eesli sabaga. Selline oli siis muinasjutt Itaaliast. Vaatame, mis meile homne päev toob.